kõigile! Kigu TV eetris on Kati ja Maris. Kooliaasta on just alanud ja koos sellega on ka igasugu õppimist ning rutiini ilmestavad ja vaheldust pakkuvad sündmused. Täna saates kuuletegi esimesest märkimisväärsemast sündmusest. Peale selle räägime ka mõnede uute õpilastega ja kuulame ühe õpetaja mõtteid vast alanud kooliaasta kohta. Muidugi jätkub saateaega ka koolipere väiksematele liikmetele. 9. septembri õhtul kell 6 toimus värskete kümnendike tutvumisõhtu. Kooli kodukorda tutvustasid direktor, huvijuht ja õpilasesinduse liikmed. Pärast tõsisemat poolt oli aeg mängimiseks ja loomulikult üksteisega tuttavaks saamiseks. Missugune see Kiviline gümnaasium on ja mida siit oodatakse? Selles osas valgustas uusi õpilasi direktor Ants Serk. Huvijuht Piret Arula rääkis huvitegevusest meie koolis, eesootavatest üritustest ja plaanidest. Seejärel täiendas huvijuhi ettekannet õpilasesinduse juhatus, kes slideshow vahendusel ja seda kommenteerides andis täpse pildi, milline peaks olema meie kooli 10. klassi õpilane. Aega jäi muidugi ka omavahel tuttavaks saamiseks ja mängimiseks, mis tegelikult selle õhtu eesmärk oligi. Tore oli näha kõik aktiivselt kaasa löömas, õpetajaid ja õpilasi üheskoos lõbutsemas. Noorimaid koole. Tänavu aasta on juubelkoolil. Meie omad olijad teavad, kui vanaks ta saab. 25, täpselt nii. Ja 12. veebruaril kell 16.00 olete oodatud Vanemuise kontserdimajja, kus siis toimub pidulik kontsert Aktus suure pidulikkusega. Iga uus asi on teatud mõttes keeruline, nõuab harjumist ja kohanemist ja ega teil ei saa kerge olla praegu. Ma ei kujutagi ette, et teil saaks praegu kerge olla. Uued õpetajad, uus kool, uus kodukord, uued nõudmised ja alles see oli see ilus soe suvi. Ma ei tea, kellel olid jalad vees, kellel seina peal, ärkasid, kuna tahtsin, tegin, mida tahtsin ja nüüd järsku see raske ja range päevakava. Aga ega selline elu ongi ja küll te näete, te harjute selle kooliga, te kohanete ja kui teistel on hästi läinud, miks ei peaks siis ka teil hästi minema. Nii et tere tulemast veel kord ja ma väga loodan, et see Kivilinna kooliaeg on teie elu kokkuvõttes üks tähtsaim ja miks ka mitte üks ilusaim aeg. Aitäh! Meie klassis kõik on haldad, väljas käia meeldib paljalt. Klassijuhataja lemmikvärviks sinine, hommikuti me ei hiline. Ühiskonnas rääkisime Obamast, ajaloo siidsest koppast. Jalgrattaga sõitsime kraavi, sest tee peal nägime Poolsaari. Uusi õpilasi pole vaid 10. klassides. Meie kooli tõmbab ka neid, kes gümnaasiumiga juba mujal algust on teinud. Räägi meile endast natuke. Kust ja miks sa tuled? Tulen Kalepist Põllumaalt, Võru-Tartu maantee ääres. Ise tegelikult enam Rebastes. Vaetasin kooli, kuna leidsin, et sealsed reaalained ei ole piisavalt minu jaoks. Millega sa vabal ajal tegeled? Vabal ajal võrkpalli, lauatennist mängisin, kuid nüüd tahaks uuesti mängima hakata. Mis mulje on sulle Kiviline gümnaasiumist selline jäänud? Hetkel on suhteliselt positiivne. Ei ole nagu eriti negatiivne. Klass võjab kokku, et ollakse suhteliselt viisakline ja ei ülbitseda. Et on hea, positiivne. Kas sa soovitaksid seda kooli ka teistele, kes on juba gümnaasiumiga algust teinud? Kindlasti. Alati ma ei leia siit midagi negatiivset sellest koolist hetkel. Aitäh, Peeter! Liina, tutvust ennast meile lühidalt. Millised on sinu huvid ja hobid? Mida sul meeldib vabal ajal teha? Ma olen Liina ja ma tegelen rulliusutamisega vabal ajal, nagu ekstreemsport. Siuke striidi sõitmine ja särki-värki. Mis veel? Tulen Karlovast, vaatasin kooli, olen usõpilane. Miks sa otsustasid just Kivilinna gümnaasiumi kasuks? Sellepärast, et ma tahtsin edasi minna õppima meediat ja meedia hea tasemel sellepärast. Mis mulje on sulle meie koolist praeguseks jäänud? Väga hea mulje võrreldes eelmise kooliga, et klass hoiab hästi kokku ja kõik on hästi sõbralikud ja õpetajad on ka toredad. Aitäh, Liina! Järgmiseks vaatame,
kuidas tundub just alanud õppeaasta ühele meie lemmikõpetajale, Piret Pohlale. Õpetaja Piret Pohla, milliste mõtetega lähete teie vastu algavale õppeaastale? Nagu ikka igal sügise suurte lootustega jälle. Lootustega mõeldes, et uued õppekäigud tulevad. Lootusega, et tulemused, mis kevadel tulevad riigieksamite näol, tulevad sama head kui eelmisel aastal või veel paremad. Ja lootusega, et ka järgmisel kevadel jälle on väga palju tahtjaid tehnika-tehnoloogia klassi. Kui suur oli konkurents tehnikasuunda sel aastal? Valik oli päris suur, nii et võib öelda, et oli konkurss. Kui varematel aegadel on olnud nii, et peame lootma selle peale, et mõni õpilane, kes ei saa inglise keele suunda sisse või spordisuunda ja tahab kindlasti meie koolis õppida, et siis need õpilased tulevad tehnikaklassi, siis sellel kevadel oli meil juba nii, et soovijad olid otseselt suunitletud tehnoloogia õppimisele. Te saite endale uue klassi, see on ka tehnikaklass, eks ole? Ja 36 kena noort inimest, 4 tütarlast ja ülejäänud noormehed. Kas te olete nendega juba kirgelt tuttavaks saanud? Natukene küll, sest me oleme nüüd nädal aega koos õppinud, õppetunde minuga on olnud vähe, sest põhifüüsika kursused annab minu kolleeg õpetaja Kari Hinnov neile. Kuidas nad tunduvad võrreldes eelmise 10. klassiga? Iga klass, iga lend on erinev. Natukene on tunne, et nende põhikooli baas on tugevam kui eelnevatel, aga see tunne võib olla petlik. Aitäh, Piret Pohla! Ja teile ka! Nüüd aga väikeste majja. Mida mõtlevad esimese klassi õpilased? Kuidas tundub neile koolis? On nad juba sisse elanud? Kuidas teile eesti keel meeldib ja matemaatika? Matemaatika rahast arvutama. Kui palju te arvutate? Ma oskan juba korrutada. Oskad korrutada? Ma võtan, et 5. õpetab mulle. Küll sa oled tugev. Kuidas sulle matemaatika meeldib? Koolis on palju vahvam kui lasteaias. Tahate iga päev kooli tulla? Aga kui haige oleme, siis ei saa. Siis ei saa tulla kooli. Aga iga päev ikka hommikul ootate, et uus põnev koolipäev tuleb. Kas te olete juba ise kestis ka tuttavaks saanud? Juba klassikaaslastega harjunud? Mõndadega. Sina oled harjunud. Kas sul juba on sõpru tekkinud? Veel mitte. Annab kindlasti tekkivad, on ju? On juba sõbrad tekkinud, jah? Mitu sõpra sul on juba? 2, 3, 5 sõpra. Vau, sa oled hästi selgitsid tegelikult. Sõpru on sul juba ja... Kuidas te õpetajaga läbi saate? Hästi saate. Mis see mõnda nimi on? Elis, jah. Kas... Verekonna nimi on Hani. Ja lubate, et te olete õpetajale õppeaasta jooksul head lapsed. Milline on teie suurim soov oma õpetaja? Öelge praegu välja siis. Mul ei olegi. Sul ei olegi, aga see soov tuleb, eks ole? Aga ma arvan, et teie suurim soov õpetajale on see, me oleme koolis head lapsed ja õpime kõik hästi, eks ole, et õpetaja meie kuulutse ei pahada. Aga mida te tahaksite öelda teistele lastele, võib-olla suurematele, kes juba suures kõrvalmajas käib? Ma ei tea. Aga mis sina tahaksid? Sina ka ei tea. Õppige hästi. Ütleme kõik koos. Õppige hästi.